Tervist! Olen pastor Kaupo Pänt Võru Elupuu kogudusest. Meie kiriku superintendent Robert Serenkov kutsus kõiki kristlasi üles 8. kuni 14. märtsini käesoleval 21. aastal 7-päevasele palvele meie maa ja rahva eest ja selles olukorras, just kuhu me oleme sattunud seoses COVID-19 viirusega ja selle teise laine ulatusliku levikuga. Meie tänase laupäevase 13. märtsi teemaks on õpetuses püsimine. Paulus ütleb, mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke. Kogu see lõik siis pärineb Pauluse kirjast Filiplastele 4. peatükist. Loen sealt mõned salmid enne konkreetset salmi. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamede mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Lugedes seda lõiku algkeeles ja näiteks biblehoop.com vahendusel võime avastada nüansi, mida tahaks rõhutada. Paulus ütleb, et mida te olete näinud ka minus. Mida see tähendab? Filiplased olid õppinud ja vastu võtnud, kuulnud ja näinud kõike, mida Paulus õpetas ja seda ka konkreetselt tema enda elus. Kõike tuli teha ja pidada, mida Paulus õpetas ja rääkis ja tõlgendas, olles Kristuse saadik, aga ka järgides tema isiklikku eeskuju Jeesuse enda järgijana. See kiri ei ole mõeldud ainult filiplastele, millest me ette lugesime, vaid igale kristlasele igal ajastul. Meil tuleb järgida oma kristlike juhtide eeskuju. Me vajame juhte igal tasandil, eeskujusid, kellelt tuge ja julgustust saada. Ja praegusel ajal ma olen näinud selle vajaduse suurenemist. Muidugi teeb mind kurvaks ka see, nii nagu John Wesley ütleb, nende poolkristlaste hulk, kes on küllaltki uhked, isepäised, kellele ei lähe korda ei jumala sõna autoriteet, aga ka mingi muu vaimulik autoriteet. Nad ei õpi ei teiste ega ka tihti iseenda vigadest ja nad järgivad muid iidoleid. Selline jonnakas jumalike autoriteedi eitamine viib järk-järgult jumala eitamiseni, ateismini ja see lõpuks lahutab meid igavesti jumalast ehk viibki põrgusse, nagu piibel selgesti õpetab. Ma olen sellepärast kurb ja ma ei soovi seda mitte näha. Meie süda peab muutuma seoses vaimulike autoriteetidega meie elus. Juhid on kui teeviidad. Kui aga teeviit on kõveraks lükatud, viib see inimese, kes teeviita usaldab väiksema või suurema probleemi ette. Igaüks on kogemata valest uksest sisse astunud. Hullem aga on see, kui vaimulik juht või ükskõik milline eksituses kristlane viib teisi sellesamasse eksitusse mitte ainult oma sõnadega, vaid ka oma eluviisiga teisi sinna juhtides. On kurb, kui sõnad ja teod ei lähe kokku, see teeb haiget, see teeb haigeks ja juhib ligimest veel suuremasse segadusse. Paastoaeg, millest me oleme, on lojaalsuse taastamine Jumalaga, pühakirja autoriteediga, oma lähisuhete oluliste väärtuste ümber hindamine, nende õigesse järjekorda seadmine. Kristlaste jaoks on tõeline südamete osadus, südamete kokkuhoidmine suur väärtus. Ja isegi kui me ei saa mõnda aega oma kogudustesse, et füüsiliselt siis olla koos osaduses, mis on nii olemuslik kristlusele, siis kasutame teisi tehnilisi abivahendeid, nagu internet, televisioon, raadio, telefonid ja muu säärane. See aga ei asenda niinimetatud päris osadust. Tehnoloogia oma suurte puudustega aga aitab meid siiski hoolitseda meie vaimuliku elu eest ja Jumalale tänu kõigi tehniliste abivahendite eest ja võimaluste eest. Paulus kirjutas näiteks kirju, see oli tolle aja tehnoloogia tase ja ta kirjutas neid vangipõlvest. Kui ma seda videot salvestan, siis
ma olen just välja pääsemas kodust niinimetatud lumevangist. See video aitab mul teieni jõuda, kes te seda vaatate. Tänapäeval me võiksime mainida ka veebipaastu ja veebilojaalsust. Mida see tähendab? Näiteks, kui te kuulete seda sama sõnumit praegu, siis ärge tegelege mitme asjaga korraga. Keskenduge, et kuulete, mida Jumal ehk tahaks öelda oma sulaste kaudu, keda on õnnistatud ja ordineeritud kiriku poolt selleks, et nad sind juhataksid, nii nagu ka Paulus tegi seda ja andis edasi Timoteosele. Ja lugege sellest samast Filippi kirjast selle kohta rohkem. Nii et ära surfa samal ajal erinevate jutluste, meediaplatvormide, kõnede, chatide ja muudes võrgustikus, kui sa oled veebikirikus. Jää veebivaikseks, palveta, mida Issand sulle ütleb just selle sõnumi kaudu, mida sa oled kuulamas. Osad inimesed, minnes veebikirikusse, vaid klikkavad korraks ja pärast mõnda hetke jooksevad jutumärkides kusagile mujale. See on just nii, nagu jooksaks keset Jumala teenistus lund rookima, kassi toitma, puid laduma või kartuleid koorima. Ott Lepland laulis, kuula. Jeesus ütles, kellel kõrvad on, see kuulgu. Selline hüplemine soodustab ekslevaid mõtteid, millest huvitaval kombel kirjutas John Wesley juba 18. sajandil oma jutluses number 41 ja see on siis John Wesley jutluste kogus lehekülg 501. Palvetage, et me võiksime saada päästetud kogu patust, et nii juur kui oks saaksid hävitatud, et me saaksime puhtaks ihu ja vaimu kogu rüvedusest, igast kurjast hoiakust ja sõnast ja teost, et me armastaksime Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega, kogu oma jõuga, et meis oleksid kõik vaimuviljad, mitte ainult armastus, rõõm, rahu, vaid ka pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Palveta, et sul seda kõike oleks ja veel rikkalikult, et nad aina kasvaksid sinus, kuni sulle võimaldatakse takistamatu ligipääs me Issanda Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Ja selle jutluse teemakirja kohaks oli 2. Korintuse 10.5, kus Paulus ütleb, me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted. On mõtted, mis lähevad lihtsalt eemale mingist kindlast eesmärgist, olulisest asjast, mida me peame tegema. On aga ekslevad mõtted, mis viivad meid Jumalast eemale ja lõpuks ka Jumala eitamisse ehk ateismi. Kuidas me siis püsime? Kuidas meie meele mõtted saavad püsida kindlana? Siin on mul üks 3 jalg, millele piltlikult toetub meie kristlik usk. Ja seda 3 jalga kirjeldab Niki Campbell, üks Alfa kursuse rajajatest oma raamatus Elu küsimused. Nendeks on siis Jumala sõna, Jeesuse töö ja pühavaimu tunnistus. Ja nende 3 Jumala sõna, Jeesuse töö ja pühavaimu tunnistuse kaudu võivad need, kes usuvad Jeesusesse, olla kindlad, et nad on Jumala lapsed, et neil on igavene elu. See kindlus kuulub Jumala lapseks olemise juurde. Olla kindel, et meil on andestatud, et me oleme kristlased, et meil on igavene elu. Pühavaimu tunnistus muudab meid sisemiselt. Ja paastumise eesmärk ongi lasta sellel pühavaimu muutusel toimuda meie elus, Jumala armu läbi, et meie eluviis võiks tema armastuse läbi muutuda Kristuse eeskujule sarnasemaks, kuni me võidame ära patu mõju oma elus lõplikult. Ja paastumise kohta on John Wesley veel öelnud oma jutluses number 27. Ja see on lehekülg 339 sellest John Wesley jutluste kogust. Ütleb, olgu meil siin ainult üks ja kindel kavatsus, austada meie isa, kes on taevas, väljendada oma kurbust ja häbi meie mitmesuguste üleastumise pärast tema pühast seadusest, oodata puhastava armu rohkenemist, mis viib meie mõtted taevastele asjadele, lisada tõsidust ja siirust meie palvetele, pöörata meist ära Jumala viha ja saada kätte kõik suured ja kallid tõotused, mis ta meile on andnud Kristuses Jeesuses. Soovitan seda jutlust
lugeda sellel paastu ajal. See on üks paremaid ütlusi ilmselt sellel teemal, mis on kirjutatud. John Wesley elas uskus näitas ja õpetas nagu Püha Paulus, et me võidame selle patu mõju juba siin elus, mitte ei jää patuse staatusesse, lootes vaid kuidagi moodi taevasse pääseda. Võit Kristuses, pühitsus on kättesaadav kõigile kristlastele. Meil tuleb pürgida selle poole, paluda Jumala vaimuga täitumist, et me võiksime kogeda teist õnnistust, pühaduse suurenemist meie elus, liikudes täieliku pühitsuse poole, saades täiuslikuks Jumala armastusesse just selle kaudu. Palvetamise läbi pühas vaimus on see võimalik. Jeesus võitleb meie eest, kui meie oleme meelt parandanud, ent talle terviklikult üle andnud, armastame teda südame, mõistuse ja oma kehaga. Ja ma soovin, et pärast palve osa selle sõnumi lõpus te võiksite kuulata ja kaasa laulda ja kaasa ülistada koos Joonas Albre ja Liivi Kalli Lätte ülistuslauluga Sinuga koos ma võite näen. See laul on tuhandeid inimesi julgustanud Eestimaal. Olgu see ka sind julgustamas edasi pürgima. Armas sõber, usalda neid juhte, kes on piibelliku pühitsuse teel. Leia see vaimulik tugi, see pihiosadus, mida sa vajad, et vaimulikult kasvada. Ja saa ise selleks vaimulikuks juhiks, mida meie kirik, Kristuse kirik ja meie rahvas, Eesti rahvas nii vajab. Armas sõber, üksinda ei ole võimalik tavaolukorras jääda kristlaseks. Kasuta kõiki armuvahendid, et kasvada. Õpi Jeesuselt ja samuti nagu Paulus lugedes on võimalik mõista, ka tema seatud teda tõeliselt järgivatest juhtidest. Õnnistatud šalomi, Jumala armust antud terviklikkust ja avastamist väärt paastuaega kõikidele. Me palvetame. Me palume, et Eestimaa inimeste südamed ja meeled pöörduksid Jumala poole. Me palume Jumala armu ja tervist kõikidele haigetele, õnnistust ja kaitset meditsiinitöötajatele. Me palume, et Jumal peataks viiruse leviku Eestis ja terves maailmas ning kaitseks nakatamiste eest. Me palume Jumala tarkust ja juhtimist riigijuhtidele ametnikele. Me palume nende eest, kellel on kriisi tõttu majandusraskused. Palume meelerahu ja armastust kõikidele inimestele. Kannatlikku meelt kodus õppivate laste vanematele, rahu igasse perekonda. Me palume, et kristlik töö läheks kitsendustele vaatamata jõudsasti edasi ja kirikud saaksid peagi taas oma uksed teel määral avada. Me palume, et kristlased avastaksid, hindaksid, toetaksid ja järgiksid tõelisi vaimulikke autoriteete, nii nagu tegid seda kristlased Jeesuse ja Pauluse ajal, et usus kasvada ja Jumalat taustada Jeesuse nimel. Amen. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus